hea ja ustav Jumal ja me teenime väelist Jumalat. Amen. Halleluja, kiitus Jumal. Tore näha kõik, kes said tulla täna ja Jumal on imeline, auline. Kuidas ma arvan, seda läheb? Hästi, kiitus. Kiitus Jumalale, amen. Ma olen, usu läbi peab alati. Ilma usuta on võimatu. Ja kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et on olemas seda palga neile, kes seda otsivad. Ja üks huvitav selle juures on see, et me tihti mõtleme palka siin maa peal. Aga me peame uskuma ka, et meil on palk üleval taevas. Amen, selle eest, mis me teeme Jeesuse jaoks. Absoluutselt. Ja sellepärast Peetrus ütles, et tehke kindlaks oma kutsumine valik, siis te ei komista iialgi. Amen. Amen. Et need on teatud asjad, mis on, et me teame, et meil kõigil on üks töö, on evangeeliumi kuulutamistöö, aga seal on ka teisi muid asju, mis Jumal tahab, et me teeksime. Ta ütleb, Paulus ütleb Korintuse kogudusele, et muud alust võib panna kui Kristus. Kristus on kõige alus, me oleme päästetud saanud. Aga siis ta ütleb, aga igaüks vaadaku nüüd, kuidas ta selle peale ehitab. Järelikult ehitajad oleme meie ehitame. Ja me ei tee seda üksinda, me ei tee mitte kunagi üksinda omas juhus, me teeme koos püha vaimu Jumalaga. Aga Jumal ei pane ühtegi kivi sinna või ta pane segu sinna kivi vahele, kui me ise ei tee midagi. Sest püha vaim on ka tihtipeale, mis me võib-olla inimestele mõtleme, et püha vaim tuleb, teeb kõik ära, ei ole, ta on abiline. Kes on abiline? Kes tuleb meile appi. Et kui me läheme, oleme kindlad, Jumal, see on sinu siis, see on sinu plaan, ta tuleb meile appi. Sellepärast on vaja kindlaks teha kutsumine, valik, samamoodi selle koguduse jaoks ja meie kogudus, meil on vaja see üles ehitada. Iseenesest see kogudus ei kasva või ei ehitu. Et kui me seal on vaja, see nõuab palvet, see nõuab tööd, see nõuab evangeeliumi kuulutab, see nõuab pühendumist sellele Jumala asjadele. Ehk Jeesus ütles, et tihtipeale on ka see uskumus, et ei kogudus pole vajalik, me ei pea kogudus käima. Aga Jeesus ütles, aga mina tulen ja ehitan oma kogudust. Amen. Või kui me vaatame Efesuse kirjast, ta ütleb ka väga huvitavalt, ta ütleb see palve, mida me oleme kõik palvetanud, et Jumal annaks meile mida? Tarkus, ilmus vaimu tema tundmiseks, et me teaks, mis on see lootus, milleks ta meid on kutsunud. Amen. Aga mis ta lõpus ütleb? Ja kusjuures lõpus ütleb väga huvitavalt, ta ütleb niimoodi, et kus ta ütleb terve palve on niimoodi, et me issand Jeesus Kristus Jumal Isa teile annaks tarkus ilmutse vaimu tema tundmises ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud. Ja mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõuduvuse mõjul, millega ta on mõjuv Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgel kõige valitsuse, võimu ja väe ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas, asetas kõik tema jalga alla, pani tema kõigi asjadele peaks kogudusele, ta on koguduse pea. Amen. Kes on tema ihu? Kes selle täis, kes kõik, et me ei ole isiklikult tema ihu, et kogudus on tema ihu. Kogudus on tema ihu liige. Ja see on see tihtipeale, mis me kuuleme, et ei ole vaja kogudus. Kogudus on see koht, mis on, kus usklikud laavad kokku, kus nad käivad koos. Algkogudus käis ju kogu aeg koos. Kui kogudus poleks tähtis ja see ehitus poleks tähtis, siis nad ei oleks ju koos käinud. Siis oleks kuskil piiblis üks kirjakoht, kui kuule, ärge enam tulge kogudusse, et ei ole enam vaja. Vaid ta ütleb, ärge jätke koguduses koos käimis, kuna enne kui te näete päeva tulevad, mida kurjamaks ajad lähevad, mida hullemaks ja maa peal asi läheb, seda rohkem kristlased peaksid koos käima. Paraku praegune tõde näitab seda, et kristlased käivad kahjuks järjest vähem ja vähem koos. Miks? Sest põhjus on, see peab olema põhjus, miks me käime vähem koos või kristlased vähem koos. Me ei näe sellel väärtust. Me investeerime, teeme midagi, millel on meie jaoks väärtus olemas. Amen. See on niimoodi. Ja kui ta räägib ka sellest ehitamisest, kui ta räägib sellest ehitamisest, fundamentaalselt ehitatud, ta ütleb, igaüks ehitage, vaadaku, kuidas me ehitame. Mõni ehitab millest? Õlgedest, mõni ehitab puidust, mõni ehitab aga kullast, mõni hõbedast. Ja kõik tööd, mida me teeme, katsutakse läbi, tule läbi.
ja amen. Ja selle jaoks on väga-väga vajalik. Ja me ei tohi ka ära unustada, üks asi on see, me räägime ka selle kõige juures on ka viljad, sest iga töö saab milliseks? Avalikuks. Amen. Ja teine asi on ka see, kui me räägime, puud tuntakse millest? Viljast. Me igaüks meist peame vilja kandma, on ju. Aga üks asi ongi see, et mis on viljad, mis meil on ette näidata Jeesusele. Ja need viljad on, me teame, et vaimuviljad on millised? Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, ustavus, hea taht, lahkus. Amen. Et see näitab seda, et on teatud asjad, mida me peame tegema. Üks asi, mida Jumal on ära teinud meie jaoks, on teatud asi, mida meie peame tegema. Ja see ongi see, et kui me Jumala juurde tuleme, vaata, see ongi see usk, et me usume, et Jumal on olemas, aga ta annab meile palga. Aga palk tuleb selle läbi, mida me ju teeme. Amen. Ja see ongi see usk, et mida rohkem ma olen pühendunud Jumalale, mida rohkem ma annan oma elu Jumalale, mida rohkem ma panen maha oma elu, et võtta Kristuse elu, seda suurem on minu palk ja tasu taevasse, kui ma lähen. Ja kui ma mõtlen, siiamaani kuulan, et mõtisklen, kui ma kuulasin Jesse Duplantist, ütles ka, et seal on teatud grupi inimesi, kes tulevadki, kellel on käinud päästerüü. Neil muud mitte midagi ei ole, kui ainult see päästeruu. Aga tulevad inimesed, kellel on võidupärjad, kellel on teatud. Ja me kanname neid läbi igaviku kaasas endaga. Ja siin oleme rääkinud, ma öelnud, et kuule tead, ei tahaks täitsa ainult päästerüüga terve igavik olla, et tahaks oleks midagi muud ka kaasas või kanda. Ja sellepärast Piibel ütleb, Jeesus ütleb koguge endale varandust taevasse. See näitabki seda, et aga varanduse korjamine või see, et see kõik ei tule selle läbi, mis meie arvame, et mis on õige. See ongi see, et me võtame Jumala sõna kätte ja ütleme, et Jumal, mida sina ütled, mida ma pean tegema? Jumal, mis on sinu plaan minu jaoks? Jumal. Ja see ongi see, et kus ma ütlen, et mitte see, mis mina arvan, vaid see, mida Jumal ütleb, mida ma pean tegema. Tihtipeale on see, et lihtne on öelda, et Jumal ütle mulle. Aga Piibel ütleb, et või üks karakteri, nagu joonis oli, või ma ei tea, kuidas see kutsutakse, pilt tehtud, kus inimene hõikab, Jumal räägi minuga. Ja teine pilt on see, kus Jumal ulatab talle oma piiblit. Võta ära, et siin ma olen suga rääkinud. Et see ongi tihtipeale. Ja Piibel ütleb, et siin on ka kirjas Johannes, et alguses oli sõna oli Jumala juures ja sõna sai lihaks. Amen. Järelikult Jumal ja tema sõna on üks. Ja nii, kuidas me austame tema sõna, nõnda austame me ka Jumalat. Amen. Sest see ei muutu. Ja meil peab olema üks aukartus või pühendumine Jumala sõnale. Amen. Ja see ongi see, et nagu mina ka kunagi ütlesin, Jumal, räägi minuga. Ja Jumal on öelnud, ma olen rääkinud oma sõnas väga palju, kui ma tahan midagi muud öelda, ma ütlen. Ütleme vaimuviljade ja nende kasvatamine. See on üks töö, mis meil kõigil on teha. Armastus, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus. Amen. Ja meie eesmärk peab olema ehitada Kristuse kogudus siin maa peal. See peaks olema meie kõige eesmärk. Miks? Sest me näeme, algkogudus tegi täpselt seda, Nende eesmärk oli evangeeliumi kulutamine. Nende eesmärk oli Kristus. Ja kujuta ette, nad tegid siukse nagu väite või nad ütlesid, nad pidasid lausa rõõmuks, et neid arvati väärt olema, kannatama Kristuse nime pärast. Amen. Seal oli üks siuke rõõm või pühendumine, mis kristlastel oli algkogudusel täielikult Jumalale. Täielik Jumalale pühendumine. Ka Jeesus räägib meile, et me peame olema valmis tema pärast maha jätma mõningad asju, on ju nii. Aga samas ongi see, et Piibel lubab, et kui me tema pärast jätame maha, siis sel ajastul me saame tagasi selle kõik. Ja see ongi see, mis ma räägin, et kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma. See on see tasu, mida me usume. Üks asi, me usume, et Jumal on olemas ja see on hea, kurjad vaimud ka usuvad ja värisevad. On ju? Aga teine asi on see, et me usume, et me saame tasu, kui me teda otsime. Ja need ongi need tasud, tema otsimise tasud. On see tihtipeale, kui me paneme maha oma elu ja me teame, et kui me oleme maha pannud oma elu, me lõikame Kristuse tagasi.
Üks tema, ja täpselt samamoodi, et ta ütleb ka ju Mattuse evangeeliumis 6. peatükk, et otsige esiti Jumala riiki. Ja see peaks olema meie fookus. Mis on Jumala riik? Jumala riik on see, mis Jeesus ütles, et ma tulen ja ehitan oma koguduse. Ja kõik, mis ehitab Jumala riiki, peaks olema meie fookus. Amen. Sest me oleme kutsutud ja valitud Jumala riiki. Me oleme kutsutud ja järjest rohkem, mida ma loen seda piiblist ja näen neid asju, kuidas Jeesus ütles, et isegi ühes kohast ütleb, et kui ma tulen tagasi, kas ma leian mida? Usku maa pealt. Ja üks asi on see, mitte siin väga hästi, mulle nagu väike vihje, ma ei ole ise jõudnud veel kuulata ega uurida selle usu kohta, aga see on see, et kas ma tulen ja leian Jumala liiki uskusi maa pealt. Inimesed lihtsalt usuvad igasuguseid asju, kõike, mingi usk on olemas, aga kas ma leian selle Jumala liiki usu, kas ma leian selle usu, tõelise usu, siira usu Jumalasse. See on see sama, kui ta ütleb, olgu teil usku Jumalasse. Olgu teil Jumala liiki usk, ütleb Markus 11.23. Ja Jeesus teeb siukse väite, kui ma tulen, kui inimene peab, kas ma leian. Amen. Ja üks põhjus oli see ka, kui ta toob neid näiteid asju, tal on suurim nagu siuke nagu concern, ma ei tea, kuidas sa ütled eesti keeles. Ma ei ütle, et mure on või, aga hool on selle juures, et ta toob neid õhtusöömaja näiteid, kus kutsutud ei ole valmis. Inimesed, kellel on usaldatud midagi, osad peavad, osad ei pea. Aga suurem osa õhtusööma näited on kõik see, kõik, kes olid kutsutud, lõpuks ikkagi ei olnud. Kui Jeesus toob neid näiteid, ta toob neid asju üles, see on üks koht, kus ma tunnen tänava kogudus, kristlusihu peaks olema väga valvel. Et Jumal, kas mul on aega sinu jaoks? Jumal, kas ma teen sinu jaoks? Kas ma ehitan sinu riiki? Kas ma ehitan sinu kogudust? Jumal, kas ma teen sinu jaoks? Kas me kuulutame evangeeliumi? Kõik need asjad on väga vajalikud. Amen. Sest et päeva lõpuks loeb ainult see, mida me oleme teinud Jeesuse jaoks. Amen. Mõni ütleb, aga see. Piibel ütleb, et kui me pühendume Jeesusele, Jeesus annab meile kõik muu. Amen. Ja tänapäeval, nagu me näeme, ma ütlen, et meie tänapäeval, ma lihtsalt lugesin ühte kirja siin just saadeti, me isegi, ma mõtlen selle peale, me isegi ei saa aru võib-olla selles ühiskonnas, kus me elame, mis üle kogu maailma toimub tegelikult, et siin oli üks artikkel oli lihtsalt Nigeerias, üksinda Nigeerias riigis, keskelt läbi tapetakse 7000 kristlast aastas, sellepärast nad on kristlased. Me isegi ei aju, mis see on. Me isegi ei tea, mis see on. Ja ma olen tihtipeale mõelnud selle peale. Ja nüüd hiljuti ka mõtlesin, kui ma seda natukene luges, ma kõike ei lugenud läbi, aga ma hakkasin mõtlema, meil, kellel on privileeg lugeda sõna, meil on privileeg käia koguduses, meil on privileeg palvetada, vabadus seda kõike teha ja millegipärast see võtab siin selles vabas ühiskonnas nii palju inimestel tihtipeale effortit, et lihtsalt, et nagu lugeda kas või peatükk päevas või võeta aega, et näha seda muutust, kristlikku muutust oma elus, ma oleksin tõesti teistsugune. Ja kõige huvitavam on see, kui sa loed Rooma 12 peatükk, üks hakkabki muutusest, aga ta lõpus lõpetab natukene ka kohtumõistmisest, räägib või rahus elamisest. See ongi see üks eesmärk, see muutuse eesmärk, me muutume teistsuguseks. Ja siis ma mõtlen, et meil on see privileeg siin Eestis. Meil on privileeg Euroopas. Keegi ei keela meil. Me võime vabalt evangeeliumi kuulutada. Ja siis, kui me räägime teistest riikidest, räägime Aafrika riikidest, räägime Aasia riikidest, inimesed, kus tahavad seda teha, tahavad koguduses käia. Siin kuulasin Keith Moore rääkis ühe loo, mis see oli, kus inimesed tulid jala, ma ei tea, kus nad tulid, ma ei mäleta enam. Etioopia, ei olnud Etioopia, ei olnud. Nad tulid Paapa Uus-Guineast tulid koosolekule ja nad tulid, ma ei tea, kus nad tulid. Ja küll nad olid röövlite käes, küll nad olid kuskil, Jumal usu läbi nad tulid ja nad hahmisid sõna sisse endale ja neid takistas, ma ei tea, ta kirjeldas seda, mida nad üle elasid, et jõuda lihtsalt koosolekule.
Ja siis nad võtsid selle sõna ja läksid ja viisid selle tagasi. Ma mõtlengi seda, inimesed, kes tahavad piiblit omada ja nad teavad, et kui nad leitakse kodust piibel, nad puuaks üles. Ja lihtsalt ma mõtlen, seal on ja siis meie, kellel on see vabadus, meil on see privileeg, meil on olemas kõik see vabadus. Ja me oleme tihtipeale nii hõivatud kõige muuga. Ja see ongi see tegelikult me ajame taga neid asju, mis on meile väärtuslikud ja kallihinnalised. Kui oli aeg, ma mäletan, oli kristlasi, keda ma tean siin Võru linnas, nad elasid sõnast, nad ahmisid sõna, nad lugesid seda sõna ja nüüd on niimoodi, et ma ei tea, kas isegi ma leian piibleid müügil, kus on pühendumused sees, inimesed lihtsalt annavad ära, müüvad ära. Miks? Sest selle pole enam väärtust. Nüüd on midagi muud, tähtsamat. Ja ma kuulasin Kenneth Copeland, 89 aasta vana mees, konverentsil. Tal on ikka veel piibel. Ta ikka loeb seda sama piibel. Ta luges ikka Hebra 11.11 ja rääkis sellest. Ta ikka on selle juures, ta ikka ahmib seda sisse, ta ikka räägib sellest samast. Ta on 89 aastat, oli 30 oli Orat Robertsi autojuht oli. Ja siis ta küsis, et kirjelda mulle Orat Robertsit. See oli mees, kes oli palvemees, kes tihtipeale oli üksinda ja palvetas. Ja veetis aega koos Jumalaga. Nad on vanad ja nad ikka on sõnast, nad ikka armastavad sõna, nad ikka peavad seda. See sama piibel ei ole uus, ei ole mingi uus. Et ma nagu palju ütlen, andke midagi uut ei ole, ta võtab ikka selle Hebra 11.1 ja ta toob selle, ikka räägib õhina, ikka põnevusega. Või ma kuulan Kenneth Hagin, et tal on 9% jutlusi, ma ei tea, kas 9%, aga suurem osa jutlusi on Markus 11.23. Sellest ta räägib, ta on põnev, ta on õhevil. Ja siis ma kuulen tihtipeale kristlasi, ma olen seda juba lugenud, ma olen seda tean juba, seda ma olen kuulnud. Ja nad loevad päevas 10 korda, 20 korda. Isegi ma mõtlen Kenneth Hagini puhul, kes suutis peast kodeerida üle poole Uue Testamendi. Ja ütles, et kui haigus ründas, ta läks sõnasse. Ütles, ma olin tund aega sõnas, enne kui üldse palvetama hakkasin. Ja tead, kui põnev oli Kenneth Copelandi kuulata, et 89 aasta kõnnib rahvast, ta on põnevil, ta on õhinal sõnast. Ja sa kuuled nagu seda, et mida rohkem ma õpin, mida rohkem ma näen, mida rohkem ma kuulen, kui vähe ma tegelikult saan aru, kui palju on veel kasvada, kui palju. Pauluse puhul ma mõtlen seda, kes kirjutas meile üle poole testamendi. Ütles, algul ta läks, hurraa, tegi kõik. Ja siis ta ütles, ma olen tegelikult vähim. Enne lõppu ma olen vähim. Ma olen suurim patune. Ta hakkas aru saama tegelikult Jumala suurust, tõelist. Ja see on see põnevus ja õhin, mis neil on Jumala asjade järele. Kahjuks meie ühiskonnas, ma näen, see on kadumas. Miks? Sest meil on liiga suur vabadus võib-olla käes. Ja sa kuuled Aafrika riikidest ja omal ajal, nüüd ma ei ole kokku puutunud, isegi Iirimaal olles meil oli kogus palju, nad räägivad selle õhinaga, nad haaravad seda sõna, sest nemad oma kodus ei või piiblit isegi omada. Sest kui nad omavad, tullakse politsei, tuleb, arreteerib nad. Hiinas pannakse kogudusi kinni. Viiakse vangi, nad istuvad põranda all. Ma mõtlen seda, oli aeg, kus pastor Berri käis Venemaal, Moskvas käis evangel ja siis ta rääkis seal nagu selle pastoriga, kelle juures ta käis, ütles, et kui ta ette, mitte see pastor, ütles selle pastori isa, siis rääkis lugusid, see oli siis vast 5-60-ndatel oli või 70-ndatel. Tegelikult Venemaal oli vaba koodus, oli keelatud. Ja oligi niimoodi tegelikult, et kui nad kokku tulid, et kus järgmine koosolek on, sa palvata peas vaimus, sest sulle ei öeldud. Sa pidid püüdma kinni vaimus, kus on koosolek. Ja inimesed püüdsid kinni, nad käisid, sadu ja sadu käis koos. Inimesed olid põnevil Jumala asjades. Nad tahtsid. Ja tänapäevas, mul pole aega, see on tähtsam, too on tähtsam, kolmas on tähtsam, neljas on tähtsam. Ja siis ma mõtlen enda sees, meil, kellel on see vabadus, meil on see privileeg, me võime istuda sõnas, palves, nii palju kui tahame ja mitte keegi ei musta hukka, ei tule sulle ei politsei ukse taha, ei tule sulle sõjavägi, ei tule mingid muud, keegi sulle ei kontrolli mitu piiblit, sul on, kas sul üldse piiblit on, kas sa üldse koguduses käid. Meil on see olemas ja inimesed, kes tahavad, nad peavad usus seda tegema, palvetama, et Jumal, kui ma piibli lahti võtan, et
mul ei lasta kuul pähe selle eest. Ja see ongi see on seesama, see Hebra 11.6, kui me tuleme Jumal, me usume, kõik usume, Jumal on olemas. Paljud ütlevad, kindlasti keegi kuskil olemas ja kurjad vaimud ka usuvad, aga just see tasu, meil peab olema see usk sellesse tasusse, kui me pühendume oma elud Jumalale, igatseme, otsime seda taga, ehitame tema riik, ehitame tema kogudust, see tasu selle eest saab olema märkimisväärselt suur. Amen. Sest see on nii vajalik, just see igatsus. Ja mõtlen selle peale, meil on see privileeg. Meil on see absoluutne privileeg ehitada kogudus siin. Nii suureks, kui me tahame. Me võime ehitada suure hoone Võru linna keskele. Ükskõik, ja mitte keegi ei ürita seda maha põletada, maha lükata. Näiteks just kuulsin, mitte just natuke aega tagasi kuulsin, Tom Arnold rääkis Kolumbias. Nad ehitavad kogudusi. Nad peavad valima nii targalt või kuskil, et nad ehitavad kohtadesse, kuhu masinad ligi ei pääse. Sest kui natuke aega läheb mööda, valitsus saadab masinad, lükkab need kogudused pikali lihtsalt. Kuidas seda ette? Ja meil on olemas see privileeg. Me peaks olema kõige rõõmsam, kõige õnnelikum, mõnusam rahva hulk üldse. Me saame vabalt ülistada Jumalat, me saame vabalt käia koos, vabalt teenida Jumalat ja panna midagi endale tallele varuks Jumala asjadele. Aga me ei tohi ära unustada, Kristus on kelle pea? Ta on koguduse pea. Ta ei ole sinu pea, ta on koguduse pea. Sest Jeesus tuleb ja ehitab oma kogudust ja meie oleme selle osa. Meie koos oleme kogudus. Amen. Ja me saame aru, et me ei pane rõhku nii palju kui hoonele, aga kogudus peab kuskil koos käima. Amen. Ja see peab olema see igatsuse nälg ja janu Jumala asjade järele. Järjest rohkem. Amen. Ja nagu ma kerki ülesse, mida rohkem, nii palju kui me austame seda sõna, austame ka Jumalat. Kui kallis on see sõna meile, nii kallis on Jumal meile. Miks? Me ei saa eraldada Jumala sõna Jumalast. Sest alguses oli sõna oli Jumala juures ja sõna sai lihaks. Jumal ja tema sõna on millised? Üks. Järelikult see peaks olema väga kallihinnaline meile, mis siin kirjas on. Ja mitte kunagi ärme mõtleme seda, et ma juba tean, ma olen juba lugenud, ma ütlen, kui ma nägin Kenneth Copeland, luges Hebra 11.1. Nüüd uskon nüüd. Ja ta oli põnevilt, ta oli õhinal, ta oli vau, uskon nüüd, ta ei saa kunagi olema, uskon nüüd. Ja ta on 89 aastat vana. Ta on üle 60 aastat olnud teenistuses. Ta ütles 58 aastat on olnud teenistuses. Ja ta on ikka põnevil. Ta on nii põnevil sõnast. Kenneth Hagin oli põnevil. Jerry Savelle oli põnevil. Jerry Savelle on ka koju läinud isa juurde ära. See on hämmastav. Aga meil peaks olema üks põnevus. Kui me võtame piibli lahti, peaksime õhinale minema. Jumal on rääkimas mulle täna midagi. Amen. Halleluja, isa Jumal, me tuleme su ette Jeesu. Meil on privileeg olla siin koos, meil on privileeg tulla kokku. Isa, me täname selle vabadusest, mis meil on, et tulla kokku, sind teenima, sind kuulama, sinusse pühenduma. Isa, ma tänan kogu südamest, sinu headusest, sinu heldusest. Isa, tõesti, et meie südamed pühenduksid sulle. Ja isa, me otsiksime sinu riiki esine, me ehitaksime sinu riiki. Ja isa, see kogudus oleks meie südames, ehitada seda. Isa, tõesti Jeesuse nimel. Isa, nii nagu sina oled plaanid ja sinu plaanide eesmärgid saavad toimima. Sina oled alustanud selle töö ja isa, sa viid selle läbi ja isa, sa otsid ustavad. Isa, me oleme ustavad, me oleme käinud ustavalt koos. Aga isa, meil on nii palju veel kasvada, meil on nii palju veel õppida. Ja isa, tõesti, ma tajun samamoodi, mida rohkem ma sõnas olen, mida rohkem ma palves olen, seda rohkem ma kogen, kui palju on veel kasvada ja õppida ja edasi areneda ja halleluuja. Ja isa, sinul on alati midagi uut ja põnevat meile varuks. Sul on midagi vahvat jälle. Isa, ma tänan sind selle eest. Isa, ma austan sind selle eest. Kiidan. Ja isa, Kristus usu läbi elaks meie südames. Me oleksime juurdunud rajata armastus. Kõik koos, mis on armastuse laius, pikkus, kõrgus, tunneksime ära Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse ja mõistmise. Ja Jumal, oleks täitud kõige sinu täiusega. Isa, ma annan sulle kogu austuse ja kiituse ülise Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen.
ta väärib austust, ta väärib kiitust ja ülistust. Meie Jumal on imeline Jumal. Halleluuja. Kui ma siin olin ülistuses ja palves, siis üks huvitav kirjakoht tõusis üles minu seest. See on Johannese evangeeliumisse, kui läheme. Amen. Läheme Johannese evangeeliumisse ja me läheme teise peatükki. Halleluuja. Ja siin on üks huvitav lugu, millest pole palju räägitud. Aga siin ta ütleb 13 salm. See on tegelikult Jeesuse teenistuse algus, kui ta alustab teenistust. See on kaks asja. Esimene, ta on Kaana pulmadon, kui ta teeb vee veiniks. Ja siis ta läheb kogudusse, templisse teenima. Siis tõenäoliselt Jumalat või midagi. Ja siin ta ütleb, et juutide paasa püha oli ligidal ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Seal ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi ja lambaid ja tuvisid rahavahetajaid istumas. Ja ta tegi paelust piitsa ja ajas kõik need pühakojast välja nii hästi lambad kui härjad, kui rahavahetajad raha ja puistas laiali ning kummutas nende lauad. Ütles tuvimüüjale, viige see siit ära, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks või siis ühest röövli auguks. Vaata, huvitav on see, Jeesus läheb kuhu kohta? Ta läheb püha kohta ja ta leiab kõike muud sealt tegevas asju kui seda, mida pidi tehtama. See pole põnev. Ja see ei olnud niimoodi. Ja te, mis oli hämmastav, oli selle juures see, et me tihtipeale arvame, et Jeesus tuleb ja ütleb, kullakesed ja kallikesed ja see ei ole päris hea, mis te teete, et minge välja siit. Või tegelikult, mis ta teeb, ta oli väga karm sellega. Ta võttis piitsa ja peksis nad sealt välja. Sest ta ütles, et oled võtnud minu isa kojast ja teinud midagi muud. Ja samamoodi ka me mõtleme, aga me ei müü, me ei ole. Aga kui meie südame hoiakud on valed, kui me tuleme sisse. Kui me ei ole valmistunud ette, kui me tuleme sisse. Kui me võtame seda ükskõikselt, kõik seda Jumala riigi tööd, ma mõtlen, kuidas Jeesus suhtub ka sellesse. Lihtne on vaadata tihtipeale neid, kuidas ma ütlen, neid, ütleme, suitsetajad või joodikuid või ma ei tea, keda iganes. Aga Jumal räägib ka midagi jonnist. Ta räägib ka vingumisest, ta räägib ka virisemisest. Oled lugenud Piiblist? Valetamisest ja ta räägib südame hoiakutest. Ja kui me tuleme kokku, siis me peaksime tulema kokku teenima Jumalat. Amen. Ja kui Jeesus läks püha kotta, kui Jeesus tuleks siia tänapäeval, meie kogus kiitus Jumalale, ma usun, et ta siit leiaks päris huvitavat. Kuigi ainuke asi ongi see, et üks huvitav asi on selle juures, mis ma olen mõelnud. Ma saan hinnata välise järgi. Sina saad hinnata välise järgi, aga me ei tea midagi kunagi, mis on kellegi südames. Ainult Jumal on südame mõtete hindaja. Kui Jeesus tuleks siia, ta vaataks iga ühe südamesse meist. Me saame hinnata välise järgi. Ja üks asi, mis välise järgi me saame hinnata, on see, me näeme mida? Vilju. Amen. On ju nii? Puud tuntakse vilja järgi. Amen. Aga siin Jeesus läheb, ajab nad välja. Ja ta ei võta, see ei ole niimoodi, vaata, põnev oli selle juures see, mis ma mõtlen, ta ei tulnud, nagu me tihtipeale arvame, et Jeesus on siuke, et ole hea ja ole kena ja ta võtab teatud asju, ta võtab väga tõsiselt. Amen. Ja kõik, mis on seotud tema isaga, ta võtab väga tõsiselt või seotud püha vaimuga, ta võtab väga tõsiselt. Kas Jeesus mitte ei öelnud, kui öeldi, et ta ajas haiget tegi terve kuri vaimu välja ja talle öeldi, mis talle öeldi, et ta hoiab kuradiga kuradit välja. Ja ta ütles, et olge ettevalm, mida te ütlete. Teil ei ole andeks saamist. Sest nad ei olete öelnud, mida? Te olete kutsunud püha vaimu rüvedaks vaimuks.
on ju. See eeldab seda, et Jeesus võtab asju tõsiselt. Ja siin ta ütleb, ja tema jüngritele meenus, et on kirjutatud, püha viha sinu koja pärast sööb mind ära. Siis kostisid juudid ning ütlesid temale, mis tunnustähest sa näitad meile, et sa seda teed. Jeesus vastas ja ütles neile, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga. Siis ütlesid juudid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga, et tema rääkis oma ihutemplist. Aga kui ta oli surnuist üles tõusnud, meenus tema jüngritele, et see teda oli ütlenud ja nad uskusid kirjas sõna, mis Jeesus oli ütelnud. Ja vaata, mis on hästi põnev selle juures, kui me nüüd läheme Korintuse kirja, sealt ütleb, et nüüd oleme kes? Meie oleme pühavaimu tempel ja teises kohas ütleb, ja kogudus on pühavaimu tempel. Ta ütleb, kuidas sina ja teises kohas ütleb teie. Ja Korintuse kirjas on 6 peatükk, ma teist ma praegu ei tea, ma lihtsalt praegu see tuleb üles ja ma ei ole selleks valmistatud, lihtsalt kerkis minu seest ülesse. Et nüüd oleme nii kogudus, kui sina isiklikult oled pühavaimu tempel. Pühavaim elab meie sees. Küsimus on see, ma ei taha nüüd sellest nagu nii väga, aga me peame valvama, et me südame hoiakud ja kõik meie teod oleks õiged, sest Jeesus ajas templist välja piitsaga, mäletad, raha vajatatud, mida meie hoiame oma templis? Amen. Mis on need südame hoiakud, mis on see? Kas see, mida ajas välja? Ta läks templist ja ta leidis kõike muu templist kui seda, mida seal pidi tegehtama. Rahvas oli vahetanud Jumala teers, Jumala ülis, Jumala kiituse kaubitseme vastu. Nad olid toonud mille? Maailma, selle igapäevase elu, nad olid toonud kogudusse. Ja Jumal ei öelnud, et see on okei, või ta võttis piitsa ajas välja. Amen. Vahepeal on ka meil vaja manitsust, noomimist. Amen. Sellepärast, et mis ta tegi? Ta puhastas templi. Oli ju nii? Sellest kõigest rüvedast. Samamoodi ka teinekord meie puhul. Miks Jumal manitseb, noomib meid ja kutsub meid korrale? Sest pühavaim üksid on trööst ja abimees, absoluutselt. Ja rasketel aegadel ta on trööst ja manitseja, mitte manitseja, kui rasked ajad, ta tihtipeale trööstib ja aitab sind sellest välja. Nüüd, kui me oleme raskedest väljas, nüüd ta hakkab meid mida tegema? Õpetama, korrigeerima, juhatama, et me enam ei langeks nendesse olukordadesse. On ju nii? Aga me peame olema õpetatavad. Ma kujutan ette, et inimestele ei olnud just eriti meeldiv, kui ta piitsaga tuli ja viskas nad sealt templist välja. On ju? Ta ei läinud sinna, et osa kullakene, osa nunnukene, ma saan aru, et sa tulid oma heesliga siia, ma saan aru, et sa tõid oma hobuse siia, oma lambakese siia, olge kenad. Te olete nii armsad, ma armastan teid kõiki. Ja viige need siit ära, ei ole, ta võttis piitsa, ta punus piitsa. Miks? Ta ütles, et püha viha. Te olete võtnud ja teinud ja nüüd oleme meie isiklikuna Jumala tempel ja ka kogudus on Jumala tempel tänapäeval. Amen. Ja need tuleb hoida pühana ja õigena. Need on koht, kus tegelikult teenime ja ülistame Jumalat. Amen. Ja üks asi on see, et kuidas sõna peab saama rääkida meile. Amen. Ja alguse saab tihtipeale kõik. Piibel ütleb, et viljast on, kui viljad peavad kasvama. Esimene vili on milline? Keegi teab? Armastus, amen. Armastus kõikide vendade vastu või õdede vastu, siis oma rahva vastu. Amen. See on tihtipeale ka, miks mulle meeldib see Kenneth Hagini jutlus väga hästi, on see üks kõige tähtsam jutlusi, ta ütleb pealkirjana, üks kõige tähtsam sõnumid, mida sa üldse eales võid kuulda ja ta räägib seal armast. Miks inimestel tihtipeale asjad usk ei tööta, miks nad ei saa oma tõots kätte, miks nad jooksavad arstide juurde igale poole, on see, et meie sees on liiga palju kibedust, meie sees ei ole piisavalt palju armastust, me ei käi sellest, armastus on võti. Armastus on võti ja neid asju on tegelikult päris palju, see usk on päris huvitav teema.
ja see ongi see, meil tuleb hoida süda avatuna usu jaoks, sest usk on, nüüd usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Amen. Hebra 11.6 ütleb, kes Jumala juurde tuleb, peab tegema, mida uskuma, et on olemas, ta annab palga neile, kes teda otsivad. Ja lihtsalt see saab ka alguse sellest, et me usaldame, usume seda, mida Jumal on meile öelnud. Amen. Kui Jumal ütles, et armastus on tähtis, siis järelikult see on tähtis. Kui ta ütleb, et südame hoiakud on tähtsad, siis järelikult see on milline? Tähtis. Ma mõtlen seda, näiteks Kiit Moor ütles väga huvitavalt ükskord. Ta oli siis, kui ta alustas teenistusse, tänapäeval on tal 2 kogudust ja tema, kes tuli kuskilt, ei teadnud jõukusest midagi, ei teadnud mitte midagi, mitte millegist. Ütles, ma olin maapoiss, kui ma kõndisin, mul siis varvuste vahelt ainult muda tuli läbi. Ma olin nii vaene või selle koha pealt, nagu tuli välja. Ja ta hakkas käima, Jumalas hakkas käima ja siis ta küsis Jumalalt küsimuses, ta jälgis usu inimesi asju ja paljud olid komistunud, kukkunud ja nagu ütleme, ütles, et suurem küsis, et 2 suuremat asja, ikka enne tegelikult ka hoiatas, 2 suuremat asja, kõige esimene asi oli valva armastust. Valva armastuse kõnd ja teine asi muidugi oli valva raha. Et kui me armastused käib või raha saab meelevalla me üle, siis seal on palju teisi asju. Aga ta küsis nagu, et kuidas see võimalik, et mina pole targem kui nemad, mina pole suurem kui nemad. Ja mina ei räägi 100 000-tele ja ometi nad komistasid ja kukkusid. Mis juhtus? Ja üks asi, mis ta ütles, Jumal ütles talle, nad kaotasid ära õpetatavuse. Et seni kaua, mis juhtus, sõna ei saanud enam neile rääkida. Minu sõna ei saanud enam neile rääkida. Ja see on üks asi, mis ütleb, et senikaua, kui me oleme õpetatavad, senikaua, kui sõna saab meile rääkida, oleme me üpris turvalisel pinnal. Amen. Sest see hakkab tööd tegema meie sees. Ja see ongi see, aga ma olen komistanud sen, tõuseme püsti, läheme edasi, nagu Jeesus ütles Kenneth Haginal, mulle nii palju ei lähe korda, kui palju sa oled komistanud, mind loeb, mitu korda sa tõused ülesse ja lähed edasi. Amen. Ja see on nii tähtis selle juures. Ja see ongi see, aga vaata siin selles loos, mis oli suurem viga, nad tõid kõike muud ja nad pidasid seda milliseks? Loomulikuks. Kaubitsemine, loomulik, see on elu osa. Kas pole mitte? Kas ostmüük on elu osa? Raha on elu osa. Need on kõik sellised, tänapäeval on see väga, ärimaailm on väga tugev kõik, aga nad olid toonud selle suhtumise, selle mõttemalli kuhu kohta? Kogudusse, Jumala templisse. Me peame valvama, et meie ei tooks seda Jumala templisse. Et me toome Jumala templisse ja paneme tema esikohale. Amen. Ja Jumal ütles, ära muretse, ma annan sulle kõike muud peale kauba. Halleluja. Tahaks vaadata mõningaid kirjakohti usust ja teatud printsiipe. On täpselt see sama tõed ja südame hoiakud. Miks nad said kätte oma tõotused? Ja üks huvitav asi selle juures on see, nad tulid Jeesuse juurde. Kui me võtame Mattuse evangeeliumi 8. peatükk, ja 5. salm. Aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik, palus teda ning ütles, Issand, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Jeesus ütles temale, ma tulen ja teen ta terveks. Kui teate,
sõjapealik, kes on Rooma sõjapealik tõenäoliselt, tuleb Jeesuse juurde. Ja see on juba omaette alandlikkus, tulla juudi juurde, olles Rooma sõdur, olles, kui keegi teab üldse roomlastes omal üks uhkemaid rahvaid, pidas teda väga tähtsaks, tema veel väepealik, sõjapealik. Ja ta võtab kätte ja tuleb alandlikkuses Jeesuse juurde. Amen. Ja see näitab teatud alandlikkus, see näitab teatud usaldust, aga see on ka üks osa armastusest. Armastus on ka alandlik. Amen. Ja ütleb, mu poiss on, ja Jeesus ütleb talle, ma tulen, teen ta terveks. Ei ole küsimust. Aga vaata, mis ta vastab talle. Aga sõjaplik ostis ja ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katus alla tuled, vaid ütle ainult, mis asi? Mis ta tahtis kuulda? Sõna. Siis mu poiss paraneb. Kui teete, mul ei ole rohkem vaja, lihtsalt ütle välja sõna. Sest vaata, ta sai aru teatud meelevallast, ta sai aru positsioonidest. Kui tihtipeale ma isegi sõjaväes, teist on keegi sõjaväes käinud, ei ole. Mina olen käinud sõjaväes, seal on teatud auastmed, on ju nii. Seal on esimene asi, üks asi, mis sa sõjaväes õpid, kui lähed, sa õpid selgeks, mille? Hierarhia, auastmed. Mis on üks triip? Mis on üks triip? Keegi teab? Kapral. Keegi teab, mis on 2 triipu? Noorem seersant. 3 triipu on seersant. Ja 4 triipu on vanem seersant. Ja siis tulevad juba, nüüd ma loodan, et olid vast veeblid, olid järgmised, olid noore veebel, vanem veebel, ei veebel ja vanem veebel, olid sellised linnukesed ja siis hakkavad, siis ma rohkem ei mäleta, ma pean vaatama neid paguneid. Ja nad pöörduvad alati ja vaata, üks huvitav asi oli selles positsiooni printsiibis oli see, kui mina läksin ruumi sisse, mäletan, läksin ruumi sisse, mulle ei meeldinud see. Mulle ei meeldinud, sest seal olid, ma olin alles seal võib-olla 2 nädalat olnud sõjaväes või 3 nädalat ja ma mäletan, mul oli vaja minna vanem veebel, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, tema juurde. Ja ma teadsin, et see on tema ruum, ta oli meie siis suur ülemus, mul oli vaja tema juurde minna ja siis sa lähed sinna, lubage pöörduda härra vanem veebel ja see nimi. Ja mina mäletan, ma astusin ruumi sisse ja just olin õppinud selle hierarhiat. Ja see oli, kas oli 4 või 5 inimest. Ja sa vaatad, esimene asi, sa vaatad meelevalla positsiooni, kus sa leiad selle õlgade pealt. Vaatad neid paguneid asju. Ei olnud niimoodi, et ma lähen kõigist mööda ja ma astun kohe vanem veebel selle juurde. Ei olnud. Sa läksid kõigepealt härra, noorem seersant, palu lubage pöörduda, vaatasid vanem seersandi poole. Siis, kui ta andis loa, sa siis pöördud, härra, vanem seersant, see, lubage pöörduda veebel selle poole. Okei, pöördusin, härra, veebel, palun luba pöörduda vanem veebli poole. Sa ei läinud kunagi mööda nendest aupositsioonidest. See sõjapealik sai aru teatud meelevallast. Amen. Ja ta ei salganud. Ütles, et Jeesus, ma saan aru, sul on meelevald. Ma saan aru, sul on see meelevald. Sa ei pea tulema, see sõnal. Ja vaata oli see, ja täpselt sama, mida ma ootasin sellelt meelevald, oli sõna. Jah. Või ma ei mäleta, kuidas ma annan luba pöördu. Ma ei mäleta, seal sõjavas on alati teatud viisakus. Seal oli, sina, kuule, seal puu taga, tule, ütle. Ei ole, seal on alati viisakus. Sul müts peas, annad au, mütsi peas ei ole, au ei anna. Seal on, siis seisad, seal ei ole niimoodi. Miks? Sest see hoiab asjad fookuses, see hoiab asjad. Ja sama on Jumala sõnas. Jumal ütleb ka, olge viisakad, olge, me tihtipeale on niimoodi, sina seal, see seal, kuule, ei ole. See on teatud, see peab olema. Miks? See näitab austust. See näitab seda, et ma hoolin. See näitab armastust. Ja sa tead, et vau. See Piibel ütleb, mida? Austage vanemaid.
on ju, austage üksteist, austage koguduse vanemaid, oled sa lugenud? See on see teatud austus on ja see sõjapealik saab aru sellest. Ta ütleb, et sest ma ütlen nüüd sõna, mul on vaja sõna, jah, sest et mul ei olnud vaja, kui ma läksin selle juurde, mul ei olnud vaja rohkem mitte midagi kui sõna luba pöörduda. Ta ütles, et tule siia, ma tassin seal kätel selle järgmise juurde. Ma sain sõna, läksin, siis ma jõudsin lõpuks vanem veebli juurde, ütlesin ära, andis luba minna. Ma ei mäleta see äramineku, kas seal oli ka see kord, nüüd ma ei mäleta, võib-olla see minu jaoks mulle tundus see tobe, et äramineku, et luba lahkuda, võib-olla ma pidin tagasi minema luba lahkuda ja kõige selle peale nagu, aga see oli alati see meelevalla positsioon oli see. See on see sama, vaata see ongi see, et sest ta ütleb, et sest ma isegi olen inimene valitsuse all. Ta sai aru, minu kohal on keegi. Tõenäoliselt keiser või seal oli võib-olla suurem sõjapealik, võib-olla oli keegi suurem ohvitser. Ta ei ütlenud, ma lähen otse keisri juurde. Sest ka Jeesus on pannud meelevalla positsioonid siia maa peale meile kõigile. Amen. Ja tihtipeale me kõik tahame joosta kohe sinna Jeesuse juurde. Aga kui me ei õpi meelevallale alistuma siin maa peal, tõenäoliselt kui Jeesus tuleks, me ei alistuks ka otseselt talle, sest lihtne on öelda, ma alistun Jeesusele, keda ma tegelikult, kes ei ole mu kõrval ja keda ma ei kuule. On ju nii? Siis kui me alistume Jeesusele, me võtame sõna lahti, et Jeesus ütles seda mulle. Okei, Jeesus. Jeesus ütles, et kõik tunnevad, et olete minu jüngrid. Kuidas? Jah, ta rääkis armastusest. Kuidas te hoolite üksteisest? Või see ütles, et kui te tõesti mind armastate, oled kuulnud? Mis ta siis ütleb selle peale? Siis te teete seda, mida mina teile ütlen. Ja vaata, see sõjapealegi ütleb väga hästi, et ma olen valitud ja minu käsul on sõjamehi ja kui ma ütlen ühele mine, siis ta läheb, teisele tule, siis ta tuleb ja oma orjale tee seda, siis ta teeb. Samamoodi ka mina olen olnud ehituse peal. On keegi olnud poe juhataja? On ikka olnud keegi poe juhataja. Või oled sa mingis meelevalla positsioonis kuskil? On su alluvuses keegi olnud? Jaa, samamoodi olen ka mina olnud. Ja on olnud töölised, kes tulevad ja ütlevad, ma ei töö. Ma ütlesin, et mul ei lähe korda. See nagu sa siin oled, sa teed, kui ei kõlba, mine kontorisse. Mine sinna, kus on suure tulemus, kui tahad. Ja tead, mis oli kõige huvitavam oli see? Mitte kunagi, mitte keegi ei läinud, sest nad teavad, et nad saadavad ta tagasi. Kuhu? Minu juurde. Miks? Sest ei mindud mööda, sest asi käis läbi selle kanali. Ja see sai aru, et Jeesusel on meelevalt haigust üle. Sõnal on mis asi? Vägi. Sõnas on vägi. Selles sõnas on, mis asi? Vägi. Selles sõnas on meelevald. Miks? Sest Piibel ütleb, nagu vihma lumi tulevad taevast alla, ega lähe sinna tagasi või kastavad maatavad siigrifiiliga. Nõnda on ka millega? Jumala sõnaga, mis lähtub tema suust. See ei tule tagasi tühjalt, vaid teeb seda, mille jaoks on välja läkitatud. See on päris palju huvitavaid asju on siin sõnas. Amen. Ja kui me võtame kätte, et Jumal, ma alistun su sõnale, ma alistun selle, mis on ükski tõotus, ei viivita väga kaua, et see jõuab sinuni. Ja vaata, mis ta edasi ütleb. Ja kui Jeesus seda kuulis, imestas ta. Mingi asi pani Jeesuse imestama. Oled sa pannud Jeesust imestama? Mis suhtes see on? See oli huvitav imestus siin. Ja ütles neile, kes teda järgsid. Tõesti, ma ütlen teile, mitte üheltki Iisraelis ma ei ole leidnud, mida? Nii suurt usku. Tuleb üks pagan.
ma ei tea, kas ta oli pagan või ei olnud pagan, ma ei tea, mis sõjapealik ta oli Rooma valitsusel, võib-olla oli Rooma sõjapealik, ma ei oska öelda. Ma seda ei tea, aga ta ütleb, et kogu Iisraelis ma pole leidnud nii suurt usku. Mis oli see usk? Usk oli sõnade meelevallale. Sõna jõus oli usk. Me tihtipeale ootame üks sähvatus siin, teine sähvatus siin, kolmas sähvatus siin. Kui see keegi saab aru, mis ma mõtlen. Me tihtipeale ootame, pühavaimu väljavalak on hea, need kõik on head asjad. Aga kui ütled selles olukorras, Jeesus ütleb, vau, see on midagi hämmastavat. Inimene võttis kätte ja lihtsalt, mul on sõna vaja. Ent ma ütlen teile, paljud tulevad idast ja läänest, istuvad lauas Abrahami, Iisaki, Jaakobiga taevariigis, aga kui kuningriigi lapsed heidetakse välja kõige äärmisemasse pimedusse, seal on ulumine, hammaste kiristamine. Ja Jeesus ütles sõjapealikule, mine, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. Ja tema poiss sai terveks sel samal tunnil. Kutsa ette, see näitab teatud alandlikkust tulla kõigepealt. Sest meie mõtleme, tead üks huvitav asi on see, me tihtipeale mõtleme, vau, Jeesus on ju Jumala poeg. Vau, loogiline, kõik tulid tema juurde. Mitte keegi ei teadnud, et Jeesus on Jumala poeg. Mitte keegi tegelikult isegi ei saanud aru, miks Jeesus pidi surema, surnust üles tõusma. Ja kogu aeg rääkis, isegi jüngrid ei saanud sellest aru. Lihtsalt see vägi käis temast välja. Ta oli inimene, kes käis Jumala väes, inimene, kes oli võitud, sest ilmutus Kristusest tuleb meile alles kirjades. Sest kui sa loed Johannese lõppu, kui nad jooksid haua juurde, kes Peetrus ja Johannes jooksid haua juurde ja nad läksid hauda ja mida nad ei leidnud Jeesus seal. Nad ei leidnud Jeesus seal ja ütlesid, ja nad ikka ei saanud veel aru sellest sõnast, miks Jeesus pidi tõusma surnust üles. See alles ilmutati hiljem. Selle koha pealt, et meil on lihtne, ja Jeesus Jumal, halleluuja. Piibel ütleb, ta tuli siia maa peale nagu inimene. Ja kujuta, ja teine inimene tegi lihtsalt otsuse, et kuna ta näeb, ta käib väes, ta näeb, et ta on inimene ja ta läheb alandlikult juurde, kuule, ole hea. Ma tean, et sul on meelevald, ma tean, et sul on sõna, sul on sõnad. Ja Jeesus, oma sõna ma annan teile, oma sõna ma jätan teile selle kõik. Püha vaim võtab ja tuletab meile meelde, mida Jeesus on meile õpetanud, mida Jeesus on meile öelnud. Amen. Meil on privileeg uskuda Jumala sõna, meil on privileeg uskuda sellesse päässe. Kui Jumal ütleb, et armastus ei kuku kunagi läbi, meil on privileeg uskuda millegisse, mis ei kuku kunagi läbi ja kasvada selles. Amen. Ja see ongi see, mis peaks olema need viljad või see templi üks suuremaid ülesehitamisi on see, mida vaim, kasvage vaimus. Piibel ütleb, vaim sõdib liha vastu liha, vaimu vastu. Amen. Ja ütleb, et lihateod on millised? Ilmsed. On ju. Nad ütleb hoorus, rüvedus, kiimulus, ebajumala kummardus. Väga lihtsad asjad, me teame, on ju. Aga siis ta ütleb veel edasi, seal on mis asi kirjas? Jonn, kibedus. Mis seal veel on? No vaata, mis on? Mida me hoiame oma templist? Sest me ihu on pühavaimu tempel, on ju nii? Lihateod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumal teenistus, nõidus, lihtsad asjad. Aga nüüd hakkab ütlema, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kiltkonnad, lahkõpetus, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast, millest ma teile ütlen, nagu ma juba enne olen öelnud, et need, kes teevad niisugust,
ei päri Jumala riiki. Amen. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma... Me just laulsime siin, mälet laulu. Jeesus sinule kõik. Jeesus sinu pärast kõik. Annan sulle kõik. Olid mingid sõnad, meil laulus, on ju? Oli. Et kogu austan sind, armastan sind, pühendun ennast sulle, meil on laule on igasugused, me laulame teinekord ja vaata, mis ta ütleb siin. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt? Kui palju meist on Kristuse Jeesuse päralt siin? Kõik me oleme. Ma teame, kõik oleme. See ei ole see küsimus, et me ei ole. Aga vasta ütleb sellele. On oma liha risti löönud ühest tema ihalduste ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Amen. See on üks asi, mida meie kui Jumala rahvana peame õppima, tegema. Amen. Käima rohkem vaimus, kasvama vaimselt ja need viljad peavad esile tulema. Amen. Ja täpselt sama, see on sõna, see on jälle see sama, me tuleme uskuma sõna. Vau, Jumal, kui sa ütled, see on niimoodi, ma tahan seda, mis sul on nagu sõja peale, läksid, ma tahan seda sõna, ütlen see sõna välja, siis ma tean, selles on vastus mu küsimustele, mu probleemidele. Amen. Samamoodi, kui Jeesus läks templisse, lõi kõik välja, miks? Sest midagi valet oli tulnud tõe asemel, midagi maailmalikku oli toodud sisse sinna Jumala templisse. Amen. Halleluuja. Amen. Ja kus see kõik meile tuleb? Kus tuleb usk Jumala sõnasse? Kus me hakkame seda järgi rohkem ja rohkem uskuma? Kus me hakkame rohkem ja rohkem käima selle mööda ja tegema selle järgi? Piibel ütleb Rooma 10.14 ütleb niimoodi. Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata? Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud, kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad. Kelle sammud on armsad? Kes kuuluvad häid samme. Kes kuuluvad häid sõnumeid. Aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna, sest Jeesus ütleb issand, kes usub meie kuulutust. Amen. Ta ütleb, et mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna. Me mõtleme, seostame seda tihtipeale päästega, on ju nii? Aga me peame seostama seda kõige eluvaldkondadega Jumala sõnast. Nii tuleb siis, usk tuleb kust kohast? Kuuldust ja kuuldu Kristuse sõna kaudu. Aga ma küsin, kas nad siis ei ole kuulnud? On küll. Üle kogu ilmamaa käib nende hääl ja maailma otse nende sõna. Me kõik oleme kuulnud. Amen. Aga siin ongi, et mitte olnud kuulnud, vaid järjepidevast kuulmisest, Jumala sõna kuulmisest tuleb meil see usk. Amen. Ja me teame, et Jeesuse sõnas, Jumala sõnas on meelevald. Me teame, et Jumal kaitseb oma sõna. Amen. Ja sealt tuleb usk. Täpselt samamoodi mulle meeldib selle veritõbise naise lugu. Ta ütleb, et ja ta oli, mida? Kuulnud. Kellest? Jeesusest. Ta oli kuulnud Jeesusest ja kui ta oli kuulnud Jeesusest, ta tegi otsuse. Mis otsuse ta tegi? Kui ma lähen ja puudutan tema kuue palistust, ma saan
terveks. Ta oli kuulnud, et Jeesus tervendab, ta oli kuulnud Jumala mingi sõna, ta oli teinud otsuse ja hakkas mediteerima, rääkima. See on see, kuidas me saavutame, on see, nagu Kenneth Copeland väga hästi ja Nancy Dufresne ütles ka, kui ma kuulsin Kenneth Copeland, sa ei saa mõtelda mõtet välja teise mõttega. Sa ei saa teise mõttega mõtet välja mõelda, vaid sa pead rääkima. Sa pead ütlema. Sa pead välja rääkima Jumala sõna. Amen. Tihtipeale me üritame mõtet välja mõelda. Ja meil on siin meele uuendamise teemadel, kui meil on õpetatud, see on meile mitu korda öeldud. Me ei saa mõtet välja mõelda, vaid me peame rääkima. Amen. Me peame rääkima välja, ütlema välja. Kõva häälega, sest usk tuleb kuuldust. Kui me räägime Jumala sõna, me kuuleme, mida me räägime ja me hakkame ka uskuma. Ta ütleb ka, Piibel ütleb ju meile, kui sa mõtled selle mäe kohta, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi, siis sa saad seda, mida sa mõtled. Ei ütle ju niimoodi. Või ta ütleb, kui sa ütled sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usud seda, mida sa ütled, siis see saab sinule. Täpselt samamoodi, kui see veritõbi naine, ta käis ja rääkis ja ütles ja mõtles, kui ma vaid saaksin puutuda Jeesuse kuue palistust, ma saaksin mida? Terveks. Ta läks, ta tungis läbi rahva ja ta puudutas ja mis juhtus? Sai tei terveks. Amen. Halleluuja. See on samamoodi, mis on meie otsused, kas me tahame näha muutust oma eludes või me lihtsalt, nagu ma alguses jagasin ka samamoodi, on see, et see nälg ja janu Jumala asjade järele, meie südames peaks olema nii tugev, et me ei vaheta, vaata, kus ta ütleb ka, et nad on vahetanud Jumala au ja Jumala templi riistad ja kõik see, kus ta ütleb, mul ei tule praegu meelde, igal nad võtsid kuldvõite ära ja nad asendasid kulla vasega, mis näeb nagu välja. Näeb nagu välja. Aga tegelikult ei ole. Ja isegi Uues Testamendis ta räägib kuskil, nad teevad teatud asju, mis on ilma väeta. See on ainult puhtalt milleks? Liha rahuldamiseks. See on täpselt sama, mida kui Jeesus tuli templi juurde, mida ta nägid, nad tõid selle igapäevaelu, äri, see. Ja Jumal ütles, ei, see on palvekoda, see on Jumala koda. Me oleme Jumala tempel. Peame hoidma selle puhtane ja õigena. Amen. See juhtub läbi sõna. See on see arusaamine. Me puhastame endast. Kus ütleb, puhastage pesemisega sõna sees või kuidagi üks kirja kohta on vist mingi siuke. See peab üles otsima. Ma praegu ei ütle täpselt, kuidas see kirja kohta on, aga ta räägib pesemisest. Amen. Me peame oma südamed pesema Jumala sõnaga. Amen. Ja see on nii vajalik, sest tänapäeval see ühiskond, see röövib ära meist. See mugavdumine selle kõigega. Ja siis ma mõtlen selle peale, et see nõuab teatud igatsust, see nõuab teatust. Nagu ma ütlesin, et Jumal on meile nii kallis, kui kallis on tema sõna meie jaoks. Sest kui me läheme taevasse, me kuuleme, me tunneme ära Jumala siit. Me tunneme ära teda siit sõnast. Ja vaata, kui ta ütleb üks huvitav asi, kui püha vaim tuleb ja püha vaim on tulnud, kus ta võtab? Kus ta võtab minu asjadest ja räägib ja ilmutab teile. Ta tuletab teile meelde, mida mina teile olen öelnud. Amen. Ja ta võtab ka, ja kui aeg edasi läheb, ta võtab Jumala südame asjadest ja ilmutab meile. Ja Jumala südame asjad on siia meile kirja pandud, ta hakkab meile järjest rohkem näitama. Aga seal tuleb tulema see arusaamine, see sõna on kallihinnaline, väärtuslik. Amen.
Halleluuja, usk tuleb sellest, me kasvame järjest rohkem. Mõni mõtleb, vaata, selles ühiskonnas, kus me elame, ma olen mõelnud, et tihtipeale lihtne öelda, ma usun seda, ma teen seda. Ja siis tegelikult me ei tee. Aga mina mõtlen selle Nigeeria peale, ma mõtlen Hiina peale või nende riikide peale. Nende usk on pandud proovile. Kui te ette nendega nõutakse püsikuul otsaeselt loobu Kristusest. See pannakse täitsa usu proovile. Me kõik võime mõelda, me kõik võime mõelda, et ma teen, aga me ei ole reaalses olukorras. Ja see ongi see, et praegu on rahuaeg, kus me valmistame ennast ette. Amen, meil on privileeg, meil on eelisõigus olla sõnas, palves, käia koos Jumalaga, võtta aega, kasvada. Amen. Ärme kunagi, kui me oleme kõik jõudnud kuhugi omal elus praegu, on ju nii, teatud tasandil oleme me kõik. Me oleme jõudnud usust teatud tasandile, me oleme jõudnud Jumala tundmist teatud tasandile. Ära rahuldu sellega. Vaid ütle, et Jumal, ma tahan enamat, ma tahan minna edasi sinuga, ma tahan tunda. Nägi Jerry Savelle ütles, väga huvitavalt ütles, et tal oli kõik olemas. Ja ta ütles, et Jumal, ma ei tea, mis sa enam mulle veel teha saaksid. Jumal ütles, et ära rahuldu. Sa tahad öelda, et ma ei saa sind viia veel võimsamasse kohta. Siis okei, Jumal, ma ei rahuldu. Ja Jumal tegi midagi imelist ja veel, ja ta läks. See on see, et mitte kunagi ärme rahuldu selle, kus me oleme, vaid pingutame, tungime edasi austausse. Sest tihtipeale ongi see, et me rahuldume, ma olen siin, aga ärme rahuldu, vaid lähme edasi. Ja see tuleb selle läbi, et me oleme sõnas, me oleme palves, veedame aega Jumalaga ja ta viib meid austausse ja paneme seda kõike, mis ta meile on näidanud, praktikasse. Amen. Halleluja. Las üks nälg ja janu olla. Ja oleme tänulikud selle eest, mis meil on. Amen. Et meil on vabadus lugeda sõna, meil on vabadus kuulda evangeeliumi, meil on vabadus käia koguduses. Amen. Kasutame ära selle oma hüvanguks, oma kõik, mis Jumal on. Sest me ei taha jõuda sinna, kus öeldakse, et kuule, sa pead pühas vaimus palvetama, sest kogu see kohta me ei saa avaldada, sest kui me avaldame, amen. Ja ärme oleme ka sellised, et kogudus käimine tänapäeval nagu õpetuse järgi paljud õpetavad, kus ühtegi kirjakohta aluses ei ole, see tuleb puhtalt nende laiskusest, et ei pea enam koos käima, ei pea enam. Jeesus, ma ehitan oma kogudust, ärge jätke koos käimist. Amen. Ja see on see, mis on ka meil vaja ehitada. Ja Kristus on kelle pea? Koguduse pea. Amen. Halleluuja. Üks nälg ja janu Jumala asjade järele ja lihtsalt see alandlikkus Jumala sõna ees. Et Jumal, sinu sõna on imeline sõna. Ja see on eluks neile, kes selle leiavad ja ravimiks koguda ihule. On ju nii? Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel, sa oled hea ja ustav õige. Isa, me täname sinu sõna eest, mis meile kuulub. Ja isa, ma tänan, et üks nälg ja janu sinu asjade järele, siuke alandlik meel sinu sõna ees. Isa, tõesti see lugeda seda ja olla põnevil igast kirjakohast, olla põnevil sellest, mis oled meile andnud. Isa, ma tänan, meil on see privileeg. Ja isa, kasvada, seda kasvamist, mitte rahulduda. Et me kõik oleme jõudnud kuhugi maani sinu sõnas, me oleme kuskil. Isa, et me ei rahulduks sellega, me pingutaksime, püüaksime edasi. Me tahaksime minna koos sinuga ausse, kasvada sinuga, isa. Isa, tõesti nagu selle sõja peal, kui oli see alandlik meel, kes tuli Jeesu juurde, ütles, et ütle ainult sõna. Ja tõesti see nälg ja janu sõna järele võiks olla, sest sõna töötab alati, usk töötab alati. Aga isa, seal on omad need printsiibid ja asjad, isa, et me tõesti oleksime selles janus, igatsuses. Halleluuja. Isa, et ma tänan seda, et oma püha vaimu läbi tööd igas südames siin paigas. Isa, anna meile tarka sinut, see vaimu sinu tundmises, valgusta meie südames ilmad. Tehakse, mis on see lood, mille jaoks oled meid kutsunud.
Ja isa, et me ei mugavduks sellest maailmast, vaid me mugaksime sinuga, tooksime oma ihud sinule meelepäraseks ohvriks. Ja isa, ja meie vaimuviljad võiksid kasvada ja võiksime tõesti käia koos sinuga, minna aust ausse, näha kõike muud, mis sul on meie jaoks. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.